Kui ma nägin seda katset, siis ma nägin seda, et see on üks puusatükk, mis mul veel puudu on. Ma arvan, et praegu on õige aeg valmistuda rannahooajaks. Enamus ujumisest ja asjadest toimub niikuinii meil kas siis sügisel ja talvisel ajal basseinides, palju siia Eesti märri ikka jõuad. Ja ma arvan, et ei ole mitte ühtegi dieeti ega toitumiskava, mida ma ei oleks teinud. Ma ei ole eelnevalt nagu toitumiskavaga kokku puutunud. See on minu jaoks õudselt suur väljakutse. Tervise poole parandamisega tegelen ainult mõtetes. Potsatas see katse nagu, et töökaaslane mul rääkis, mõtlesin, no miks mitte, et ma proovin ka. Ja see, et ma nagu võitsin, see oli mulle nagu, ma mõtlesin algul, et see ei ole nagu tõsi, et see on mingi muu jama. Aga et see mulle nagu tuli, nüüd ma vaatasin omal trennikavad kõik uuesti üle, et mul tekkis mingi power, et mõtlesin, et kuule, et see ei olegi nagu, see ei ole mäng, et see on päris tõsine asi. Rullmassaaži protseduuriga ma isiklikult ennem kokku puutunud ei ole. Minul eelnev suhe rullmassaažiga täiesti puudub. Sulle lähemale natukene võib-olla. Meil on siis nutisõnum, ehk siis see tähendab seda, et teil tegelikult keegi teid ei juhenda, aga meie lihtsalt praegu personaalselt juhendame ja põrenanne on küll abiks, kui midagi on vaja. Telekas juhendab alati teid. Ise sättige, mida tugevamini te vastu surute, seda rohkem ta stimuleerib ka teie lihast. Rullmassaažiga olen ka kokku puutunud, siis kui Eestisse tuli, ma ikka uudishimulikult kõik proovin ära ja kõike teen, aga ma ei ole niimoodi väga korralikult ja süsteemselt seda kasutanud. Rullik vahetab ise vahepeal nagu suundasid, nii nagu tegema peab. Ega ma ei käi kuskil trennis, jah. Et ütleme, et siis nagu töö juures mõtled oma selle 10 000 sammu täis ära kõndida ja siis nii ta jääb ka. Liigutamine alati hea, aga kui sa lähed teed väljas minut jooksu, minut kõndimist, see on jumala hea. See on keha, su keha tänab sind kohe selle eest, ta ei pea mitte midagi, see on teile kõigile on ju. Minu kehaline aktiivsus viimastel aastatel on kindlasti laisem, kui ta oli varem. Mul tekkis kohe selline tunne, et see oleks üks väga tore väljakutse, ehk siis et see on selline lisavõimalus, et kui on selline vastutus ja ütleme lisamotivatsioon juures, et siis ei saa ju kedagi teist ka alt vedada, lisaks ise endale. Ma ei tea, pere ütleb, et ma teen normaalselt süüa, aga ma ei tea. Seega toitumiskava kasutamine on tegelikult lihtne, kui te seda lihtsalt kasutate, toimub midagi muud nagu suht idee, ongi kõik toidud ette valmistate ja kõik jutud nüüd. Kõige selle toidu valmistamise ja selle maitsva toidu söömise juures ja võib-olla otsustate poest mõned toidud osta, nagu teate, kui valmis toidud ühesõnaga tegelikult paindlikkust on küll ja rohkem. Järgides nüüd seda toitumiskava, siis eks vaatame, usaldame protsessi selles suhtes, et kuidas, et see on kindlasti iseloomukasutaja ja teiseks on see, et äkki on maitsev ka. Kõigepealt starter. Starteri üks mõtetest on tegelikult see, et see natukene vaigistab seda suurema nälja, et kui sa hakkad seda pearooga, mis peaks see staar nagu olema, et kui sa hakkad seda sööma, et siis sa ei ole nagu mingisugune näljane loom, mis lihtsalt kühveldab endale sisse, ta ei saa arugi. 3 korda olen käinud, sõbranna vedas kaasa Võrru, siis kui Võrus avati. Tema ostis endale kohe selle 10 päevase paketi. Mees kõikis talle, siis ma lihtsalt käisin ka 3 korda proovimas. Kaks korda nädalas ujun ja 2 korda nädalas mängin korvpalli, et see nagu hoiab kehatoonuses. Minu kehaline aktiivsus praegu hetkel, ütleme niimoodi, et 10 palli süsteemis on 2. Kui te tahate mingit füüsilist trenni kõrvale teha ja tahate minna spordiklubile liituda, väga hea, super, minu au ja kiitus teile, aga te olete esimesed 2-3 nädalat, olete ainult aeroobse masina peal 45 minutit, et keha saada rütmi. Hetkel on see etapp, et kuna hakkas sellised viirused külge ja kuidagi väsimused, et siis ma tundsin, et peab rohkem panustama oma toitumisse, tervisesse, keha ütles, et tahab trenni teha, nii et tegelikult ongi just see etapp, et just tuleb ikka hoolitseda oma töövahendi eest, milleks on siis oma keha.
vett peab jooma, et see on hästi-hästi oluline. Ja see ei ole niimoodi, et ma, pekki, ma unustasin nüüd kaanid, sa ei saa nagu, ta peab imenduma, kui sa paned lillepotti vett, sa ei saa panna nii palju korraga, ta lihtsalt upub, on ju, et see vesi on siis nagu kõige alus, on ju. Ja teine asi on kindlasti söömata, ei tohi tulla rulli peale. Aga siis, kui te orgukava jälgite, siis te nii ehk naa on ju hommikul sööte ja seal on mingid kindlad ajad, on ju. Starter, pearoog, magustoit. Või mõne jaoks on starter, pearoog, magustoit, crash on ja seda väga vaja on. Toitumiskavadega ma ennem ei ole kokku puutunud, sest et mulle meeldib süüa häid asju ja head asjad ei ole tihti kasulikud. Lähete siis erikorgu.ee või tõmbate äpi alla, teie enda otsustada. Toitumiskavadest ma olen uurinud seda Eeriku oma vaatan, mis oli kunagi, aga kuidagi jääbki sinna uurimiste kanti ainult ja et ei ole seda, et algul teed ja siis tuleb jälle mingi krahv peale ja nii ta jääb. Mina vaatan seda inimest edukana, kes pingutab. Toitumiskavadega iseenesest olen kokku puutunud küll. Kodus abikaasa on erinevaid kavasid pidanud ja sedasi vaikselt paralleelis või järelsörkides olen ikka ju sama menüüd saanud proovida. Mis nüüd päris konkreetselt minu enda kohta oleks koostatud, sellist kava ei ole mulle kordagi tehtud ja see võib-olla on see kõige põnevam osa, et konkreetselt nüüd minu jaoks tehtud 100%, et kuidas see siis toimib koos siis sellise põneva aparaadiga, et vaatame, mis see protseduur ja aeg näitab, et kuidas nad toimivad. Tulles katse juurde tagasi, on ju, et siis, et nüüd ma arvan, et see annab mingisuguse poweri ja see, et saad jälle selle ree peale. Kõigepealt ma just mõtlesingi selle toitumiskava peale, et siis tekib nagu selline kohustus väikene, et ehk siis, kui juba 2 kuud oled niimoodi ära, et siis ja muidugi, et see massaaž oli hästi hea, minul lõi olemise juba hästi mõnusaks selline. Et see ka kõik motiveeris. Spordi tegemisega on uuesti nagu pihta hakatud, siis mõtlesin, et see võiks olla nagu hea lisand selle jaoks, et saada see tulemus veel paremaks, pluss üks väga oluline fakt, miks ma seda katsetan teha, on see, et kuna mul avastati umbes pool aastat tagasi selline haigus nagu uneapnoe ja seda päris tõsisel moel, kui arst vaatab sulle otsa ja ütleb, et kuule, et normiliselt sa vahepeal mingi 4-5 minutit ei hinga, et kuidas sa üldse nagu elavate kirjas sul oled, siis ma arvan, et see praegune katse, mis on, et see aitab ka selle ravimiks korralikult kaasa. Pärast seda katset võiks see olla minu eluviis, et kõike neid läbi asju teha, et toitumist, seda rullmassaaži, kindlasti trenni kõrval on ju. Et kui ma nüüd selle asjaga nüüd ühele poole saan ja ma ikkagi endast võitu saan, et siis on ikka mega.